Üks ja kaks ja kolm ja neli. See kutsung ei tähenda mitte midagi. Tähendab see, et mul on külas Märt Agu, mina olen Kaider Kahar ja podcast, mida te kuulate, on Mehed hakkame elama. Märt, ma kutsusin sind ühte teise Mehed hakkame elama saatesse pahedest võõrduma. Ma ei mäleta, kuidas meie need läbirääkimised läksid, sai tulnud, aga mind huvitab see, et kuidas sul on pahedega seis? Meil läks suhteliselt sõbralikult lõppkokkuvõttes, ma eeldaks ja tahaks loota. Tere ka muide kõigile, kes kuulamas on, kus iganes. Minu pahedega, nii nagu ikka, igal mehel omad pahed, tunnistab ta neid või mitte, mõni suurem, mõni väiksem, mõnele meeldib magada, mõnele suitsu teha, mõnele napsu visata. Minul täna on pahedega, võib-olla on mõne pahega on natukene paremini kui varasemalt. Võib-olla on midagi juurde tulnud enda teadmata, aga kui sa nüüd konkreetselt küsid, siis suitsetamine on teema, mida ma enam ei tee. Ma tahaksin tegelikult hirmsasti teada, kus sul tuli see mõte või mis viis sind sinna punkti, et sa said aru, et ma nüüd teeks kõik lõpparve. Alustame sellest, et olin väike loll poiss ja väga ammu, kui isegi selles mõttes, et välismaa suitse Eestis ei olnud. Isa tagant alustasin varastamisega ja hakkasin tema suitsukesi tõmbama. Ehk siis oma nii-öelda teadlikku algust pean väga ammu. Olen peale seda tegelenud kogu aeg tantsuga, mis tähendab, et võhma. Ja mingis mõttes olen kogu aeg proovin nagu lõpetada seda pahet, mis on viinud mind alati sellesse seisu, et tegelikult, aga miks ma seda teen? Et kui see reaalselt mind ei sega ja olen enda jaoks, tähendab, nii-öelda kirjutanud ajaloo soppi, et nii kui tunnen, et hakkab segama, jätan maha. Omast arust kunagi ei juhtunud seda. Jah, mingitel, me oleme haiged, kurk haige, nina, nohu, värgid, särgid, siis sa ei taha niikuinii midagi teha ja ei tee ka suitsu. Minuga juhtus sama, suurepärane võimalus maha jätta. Ei jätnud, sest elu läks paremaks, energia jälle tagasi, nina ei jookse, kurk on korras, jalutad ringi, teed suitsu, papapa. Aga aastad teevad oma töö ja mul on toredad armsad koerad, kellega mul meeldib. Tavajuhul ma lasen nad hoovi, nad teevad oma asjad ära, jooksetavad 11, hoolivad sellest, et mina olen läheduses ja see ongi tore. Aga mulle meeldib teha niimoodi, ma ei oskagi öelda, mingitel kindlatel vabadel hetkedel koertega natukene pikemaid jalutuskäike. Niisugused, tund, 1,5–2. Vahest 3. Oleneb, kuhu see siht on. Ja sellest on nüüd möödas äkki siis pea 1,5 aastat. Või ütleme, ajalooliselt läheb see eelmise aasta, ehk siis 2023 aasta vabariigi aastapäeva vaheaeg koolist. Võtsin koerad käe kõrval, läksin metsa jalutama. Väga tore. Ilm oli täitsa okei, mõnus, ei midagi mega ilusat, ei samas koledat. Jõudsin koertega koduhoovi tagasi vaatad, pakk punast marpsi tehtud. 2 tunniga? Võib-olla oli seal 3 tundi, aga mõte jääb samaks. Et kui sa lähed koertega värsketse õhku jalutama ja sa jõuad koju tagasi, ilma igasuguse põhjenduseta, ei mingit stressi, ei mingit vajadust, sa lihtsalt jalutad puude all, metsas, meil on seal omad rajad, jalutad mingit kindlat trajektoori, jõuad koju tagasi, istud maha, mõtled, teeks või suitsu, vaatad, pakk tühi. See pani mõtlema. Millegi pärast. Lihtsalt see tegevus, või see, et mis ma siis nüüd tegin või mis see põhjus oli. Ja kuna põhjust ei olnud, siis ma mõtlesin, et aga kui ei ole ka põhjust, et miks ma siis peaks üldse seda tegema. Ja siis oli see kuidagi niuke
situatsioon, et järgmisel päeval või esmaspäeval tulin tööle ja peale tööpäeva jalutasin, mul auto pargib tihti peale Estonia parklas ja siis ma jalutasin seal vanalinna peal ja nägin, et seal on niisugune tore koht, kuidas iganes seda nimetatakse, mingi niisugune elektronsigari koht. Ja ma olin ammu mõelnud, et äkki võiks. Ja see oli siis nagu, kuna ta mul tee peale jäi, astusin minna uksest sisse, küsin, et kes te olete, mis te teete siin? Nemad ütlesid mulle, et nüüd tuleb kohe üks hea lause ka. Nad ütlesid, et neil on see mingi elektronsigar, mis on tegelikult nagu täiesti tavaline suits, välja arvatud, ta ei põle, teda kuumutatakse. Ma küsisin, et aga mis see reaalselt on? Ma olen lollakas, ma ei tea, 30 aastat suitsetanud, tehke mulle selgeks, miks ma peaks nüüd oma mõnusa suitsu maha jätma ja võtma teie. Ta ütles, et väga lihtne, et tegelikult sa põletad ja hingad seda põletamisauru sisse ja kõike seda paberi põlemis, süsihappegaasi ja värkisärki. Ma ütlesin jaa, et ma olen leppinud, et see ongi mõni, kui me tahaks tervislikult elada äkki, siis ehitaks mingi kasvuhoone ümber ja olekski seal sees. Aga oskate midagi numbrites öelda, siis ta ütles väga lihtne. Teeme arvutuse, et suitsetamine versus mitte suitsetamine. Üks on ju poole tervem kui teine. On ju? Ja nüüd, kui me suitsetamise, mis on poole kehvem kui mitte suitsetamine, selle jagame pooleks selle soendava ja põletava, siis soendava on 10 korda tervislikum kui põletamine. Minu matemaatika, mulle ema matemaatikaõpetaja ütleb, see on ju mitmeid kordi siis tervislikum kui mitte suitsetamine. Või suitsetamine ikka? Ei. Nii. Selles mõttes, et kui suitsetamine ja mitte suitsetamine on 1-2. Ja. Aga nüüd suitsetamine ja selles kuumutamine, nende vahe on 10 korda. Nii. Siis ju kuumutamine on kõrgemal kui mitte suitsetamine. Okay. Nali naljaks. ja ma ütlesin selge, lähme selle peale. Et ja tollest päevast hakkasin kuumutama. Ja kuumutasin, eks need kogused läksid ka seal päris niisugused üüratuks juba. Ja siis ma jõudis kätte jaanipäev. Sõpradega väiksed peod, nii nagu ikka, istud ümber lõkke, kuumutad šašlõkikest, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et aitab sellest jamast. Niikuinii oli mul mingi terviseasi ka, et ma pidin mingid antibiootikumid võtma millegi pärast, ma ei mäleta täpselt, mis see oli, aga see tähendas seda, et ma loobusin mingiks ajaks ka väiksest õllest või mis iganes sõpradega, antibiootikumi ajal sa ei saa veini söögi kõrval ega midagi. Ja siis ma mõtlesin, et davai, teeme sellest kuumutajast ka siis väikse pausi. Siiamaani seisab nurgas. Kuidas sa tunne pärast, et värisesid see ka, sellest on räägitud, et mingid ärajäämu nähud ja võõrutus asjad? Ma arvan mitte. Ma tahaks öelda mitte. Loomulikult ainevahetuse keerab see tuksi, kui sa oled 30 aastat kogu aeg ühte moodi ja siis sa põhimõtteliselt, ma ei tahaks öelda, et see, ma ju mingis mõttes tulin nagu trepiaste alla selle kuumutamisega, aga ma ei ole kindel, et ma sealt vähem nikotiini sain või midagi niukest, et tõenäoliselt mingi aine tarbimine lõppes ikkagi väga konkreetselt päeva pealt. Kas see midagi muutis? Ma ei tea. Kaalus võtsid juurde? Kindlasti. Mis see mehel on? 10 kilo siia sinna, nii käid vetsus ära, on 6 jälle vähem. Et naljaga pooleks, aga selles mõttes mehel see kilode liikumine on natukene minu arust, vähemalt minul on kogu aeg olnud, et natukene nagu kergekäelisem, et selles mõttes, et jätad nädal aega oma tavatunde vahele, mul see 10 kilo tuleb Sa oled nagu tippsportlane, kes jätab siis, kui tekib paus, sa kulutad ju kalorid meeletult, sa liigud iga päev. Just, see 10 000 sammu, see on nagu voodist välja tulek ja tagasiminek ja ongi täis. Et tavainimesega võrreldes, et selles mõttes, et ma ju kogu aeg käin ja jalutan ja õpetan ja tantsin. Liikumisest ma tahan suga veel täiesti eraldi rääkida, aga räägi mulle, mis suga veel juhtus, ütleme, et ainevahetus siis muutus, see läks kuidagi halvemaks, paremaks, igatahes ta muutus, on ju? Jah. Et et mingist ainest ikkagi on mingi protsess, ma olen kindel, et sellest on möödas nüüd varsti aasta, eks? Et ma ei ole kindel, et mu organism on sellest täielikult taastunud,
ma olen päris kindel, et mitte. Et ma arvan, see protsess käib. Vähemalt ma tunnen nagu omast arust või arvan, et ma tunnen. Et ma olen ikkagi keskmine Eesti mees, kes arsti juurde läheb siis, kui väga-väga... just õige sõna, kui viiakse. Et ma kogu aeg ju võtan hoogu, et lähen ja ma ei taha öelda, ma ei taha midagi õigustada, ma ei kurda millegi üle. See on väga hea. Üldiselt on mitu erinevat suunda. Öeldakse, et kui midagi kurta ei ole vaja, siis ei olegi vaja kuhugi minna. No just. Et mis sa sinna lähed siis? Aga üks, mida ma soovitan, on teha seda eesnäärme testi, seda BSA-d, seda sa võiksid teha, kui sa oled 40+. Absoluutselt. Aga mis sa võitsid? Ütleme ainevahetus selleks, aga lõhnad, maitsed, kõik need, millest on räägitud, et ma ei tea, maailm läheb värvilisemaks nagu lõhnade mõttes just. Maitsed. Kindlasti, et selles mõttes, et kunagi, kui ma noorem olin, ma väga palju elus reisisin ja minu jaoks oli mets roheline, kuni ma sattusin Eestist ära ja sattusin Amazonasesse. Ja siis ma sain aru, et metsas on üübermiljard miljon, ma ei tea, rohelist tooni, eks. Et toit, mul on alati toit meeldinud, süüa meeldib, ainevahetus on kiire, aga ma ei ole kunagi sellel nagu, kuidas ma ütlen, ma ei ole väga valiv olnud. Nüüd mu maitsemeeled on meeletult teiseks muutunud. Et ma tunnen pooltoone. Mul ei ole see, et mul peab olema 4 küüslaugu küünt pasta sees, et tunneks, et küüslaugu maitse on. Et et ma tunnen lõhna ja maitsena küüslaugu juba kaugemalt ära. Lõhnad samamoodi, et kui vanasti kevad oli niuke, et kõik õitses ja nüüd ma ikka tunnen, see õitseb. Et et endalgi koduaias mingid gladioolid, mis on alles kuskil taga nurgas on ju, alles tõstavad pead, tulevad. Et ma ei pea selleks minema juurde ja nuuskima. No kui on veel minust suurepärane kogemus, väga ilus võrdlus. Ilmselt on, ma ei oska siin midagi öelda, vägev, väga lahe. Üks suur teema meeste puhul on, sa oled tantsitanud meid inimesi, olnud meile telekas ja staadionitel ja me siin teame küll, et sa paned inimesed liikuma. Kuidas mehed saab liikuma? Mehed saab igat moodi liikuma. Vaatame praegu 5-. Liiguvad ju. Liiguvad. Väga hästi liigume. Me varsti lähme proovi, nii kui nad tagasi Stockholmist jõuavad. Et tegelikult on see tahtmine. Tegelikult on see... Ega see... Sütik on, me ei saa, jõle raske on sõnadesse panna seda. Meie sütik igal ühel on erinevas kohas. Kellel on see tõesti lihtsalt ainult silmanurgast kellegi nägemine? Meil paljusid paneb käima naabrist parem jõud. Kui ma näen, et mu naaber ikkagi käib koeraga 2-kilomeetrisel ringil, nii kaua on lollike, kuni üks päev lähen ise jalutan 2,5. Ma olen tast kõvem vend juba. Et neid põhjuseid ja neid nii-öelda päästikuid on nagu nii palju, kellele, ma ei tea, kolleeg, mis iganes, et tänapäeva sotsiaalmeedia on ka neid täis, kellele milline see päästikuks on. Et mul on mõned tuttavad siin, kus ma ütlen, ma ei ütle isegi tantsija vaatenurgast, et tantsijad, ega see kehakaal ja see ei mängigi nii palju rolli, kui sa publiku ette. Tähtis on su enda enesetunne, on ju. Samas on väga palju ka tantsurühmi, kus on rõvedalt ülekaalulised inimesed. Ongi kokku pandud nendest ja käivad tuuritavad maailmas. Et just motiveerida teisi inimesi ka. Et ei ole lahendust või tähendab seda nii-öelda ühtset kriteeriumit, mille järgi. Me oleme nii erinevad ju. Või ei või? Oleme, muidugi oleme erinevad. Räägi mulle korra sellest, kui palju sinu päevakavasse üldse mahub sellist mitte töist liigutamist
või sul on kõik kogu see sinu liikumine, minu meelest sa oled väga kavala eriala endale valinud või võib-olla sa ei saanud seda ise valida, see tuli kuidagi geneetiliselt. Aga kui palju sul on seda liigutamist, mida sa teed ise vabast tahtest? No, sa rääkisid, et sa käid koeraga, on ju, nii palju kui sa saad. Aga veel, trennis sa ometi ju ei käi. Enam mitte, sest ma olen natukene tagasi tõmmanud lavaelust, natukene. Ma üritan ennast hoida lihtsalt normaalses formaadis, et kostüümid selga läheksid, kui on vaja, ja nii palju ma ikka. Kas ma teen ise hommikuti kätekõverdusi kõhulihaseid? Ei, ja enesetunde järgi. Et selles mõttes, et ei ole enam seda rutiini küll, et ma hommikul tõusen üles, enne kohvi teen 25 kätekõverdust ja siis lähen kohvile. Seda rutiini ei ole. Aga kui ma näen hambaid pestes, et peeglist vaatab vastu keegi, keda ma väga näha ei taha, siis ma lähen peale kohvi korraks nurga taha ja teen ikka oma 25 kätekõverdust. Kui sa said sellest vastuse. Et jah, sihipäraselt mu päevakavas ei ole aega minu enda trenniks. Aga ma olen leidnud hobid, aias askeldamine, okste riisumine, põletamine, mida iganes. Värske õhk, eks? Maja juures sul on kogu aeg midagi teha. Eriti kui sul on ka koerad. Et sa võid nende järgi jäädagi koristama. Sul on, kui ma eksi, siis olid sul suured koerad. Suhteliselt suured, 2 tükki, jah. Aga räägi mulle sellest, kui praegu on ju tantsupeo trenn käib kõva, on ju, et rühmad üle Eesti, mehed ja naised, poisid ja tüdrukud, kõik saavad aru, millest me räägime. Et ütle üks selline, aga mina muide ei ole elus kunagi rahvatantsu teinud. Nii. Et minu jaoks on see võõras. Räägi mulle, mis seal toimub ja kas see on asi, mis on mõnus treening ka, ütleme, sellise oma võhma, vaimu ja kõige selle lihvimiseks? Ütleme siuke hea mõnus, et tahame esinema minna küla jaanitulele, tahame, et see kõik näeks välja enam-vähem sünkroonne. Mitu korda nädalas tuleb teha ja kas ma saan sealt selle mahvi kätte? Ja ei. Et mina ütlen, et iga tegevuse juures, kui sa tahad mingil tulemuseni jõuda, on rutiin, regulaarsus. Et seda tuleb ka natukene oma tervisega vaadata. Et kui ma käin 1 kord nädalas trennis ja siis viin 1,5 tunniks oma pulsi sinna 180 juurde ja ülejäänud nädalaega lasen seal 70 juures või 60 juures, kellel kus on ju. Et see ei ole ka päris õige. Et seda tuleks ikkagi mõistusega võtta. Loodetavasti treener, vahet ei ole, on ta tantsutreener, sporditreener, mis iganes treener. Kui keegi juhendaja on, siis see juhendaja võiks natukene tausta teada ja teada ka konteksti. Et just nimelt, et millest me selle kuti praegu välja rebime või tüdruku, poisstüdruk, mis iganes. Et kui ta tuleb laua tagant, siis me võime talle anda mingid intensiivtreeninguid, on ju, mingid väikseid juppe ja vahepeal taastume ja kuidagi see treening peab olema loogiline. Mitte see, et ta tõuseb laua tagant püsti ja nüüd kütame täis mahviga, on ju, ja eriti veel rahvatantsutrennis on see oht, kuna meil oleme kambakesi koos ja meie tulem oleneb sellest, et kuidas me koos seda teeme, siis tihti peale võib olla see situatsioon, et üks tõusebki laua tagant. Aga teine, ma ei tea, teeb päev läbi jalgratast. Ma ei tea, kullerdab midagi, on ju. Et me paneme need 2 inimest kõrvuti ja nüüd eeldame, et neil on ühine see nii-öelda fluidum, on ju, et nad ühtemoodi teeksid, siis me võime teha suure karuteene selle väikse treeninguga, on ta 1,5 tundi või tund aega. Et mina pigem soovitan kõigil, kui sa võtad endal mingi treeningu, et seda oleks vähemalt 2 korda nädalas. Ja et
ja võimalikult laiali, mitte esmaspäev, teisipäev ja siis on ju, tuled nädalavahetuse rutiinist välja ja tõmbad pulsi kohe. Ei no see on esmaspäeval selle piinatundega siis lähed trenni ja teisipäeval paned peale ja siis kolmapäeval on juba nagu mure maas. Ladies Night Hollywoodis nii-öelda. Et selles mõttes, et jah, et seda ei oleks, siis see võiks olla kuidagi sinna. Mina isiklikult ma olengi enam-vähem nii võtnud nüüd juba viimased 3 aastat, et mul vanasti oli esmaspäev kõige trennirikkam päev. Kõik tahtsid esmaspäeva. Hommiku 8-st hakkasid koolis kütma, õhtul kell 10 lõpetasin. Kõik tahtsid esmaspäeva. Nüüd ma olen ise natukene vastu hakanud sellele, proovinud selle esmaspäeva pigem jätta lastele ja täiskasvanutega ongi nii, et esmaspäeviti ma neid ei puutu. Ma puutun neid tihtipeale nädalavahetusel, pigem seal pühapäeval tahetakse. No leitakse ka võib-olla see, kuidas ma ütlen, töötavate inimestel on lihtsam seda aega leida pere kõrvalt, kellel on juba pere, kuidas ma ütlen, natukene välja kasvamas, eks. Et võib-olla ongi lihtsam. Et ma olen just nimme nagu selle noorte puhul, eriti ka selle esmaspäeva nagu kõrvale jätnud, et hakkame teisipäevast. Et muidu tõmbad nädala algusel kohe niukse jalad alt ära, et nädal lõpuni ei peagi vastu. Nii et igal juhul tantsimine on see, ma ei tea, see traditsioon on siis teha korra nädalas, kui sa tahad kuskile võistlema minna või tegelikult võiks panna ju 2-3 korda nädalas. Ei no 3 läheb juba niukseks täielikuks trenniks. Ja. Et loomulikult tuleb situatsioone ette, kus ala ongi mingi no seesama külajaani tuli ja panedki 5 siis päeva panemegi, jah. Aga siis see treening on natukene teine, et siis ta on rohkem pigem niuke, tuleme kokku ja teeme läbi. Ja. Et ta ei ole siis enam niuke 1,5 tundi tsüklis trenni, vaid ta on pigem saame tunniks ajaks kokku, teeme 2 korda läbi, analüüsime vahepeal ja lähme sõpradena homsesse päeva. Mina isiklikult soovitan, et kui sa tahaksid tantsu peale ja kuhugi nagu jõuda, siis pigem 2 korda nädalas. Olgu ta pigem 2 korda lühemalt kui 1 kord mega pikalt, sest ega see rahvatants ei ole ka ainult füüsika. Et seal on väga palju loogikat, ajutööd, joonistest aru saamine. Ära räägi, mul läheb juhe kokku. No mul läheb kohe, kui ma vaatan neid tantsujooniseid, mustreid, mingi sünkroonsus, koordinatsioon, mul hakkab juba nagu no võt, võib-olla ma... Perta 4 lööb, Perta 5 käib kogu aeg. No täpselt, see on kõva ajutrenn, see on nagu sudoku. Absoluutselt, absoluutselt. Minu lemmiktegevus vabal ajal telefonis sudokusid. Vanasti mulle õde kinkis kunagi vetsupaberrulli sudokudega ja siis, aga see muutus niukseks, et kuidagi... Sa ei tahtnud vetsust välja tulla? Ei tahtnud enam välja tulla, jah. Nii et tantsimine, üldiselt on seda räägitud ju, see ei ole mingisugune uudis, et me siin sellest räägime, et see on hea viis liikuda, heas seltskonnas, panna aju tööle, tundub nagu maailma parim asi. Jah, ja tänapäev, kas nüüd päris maailma parim? Selles mõttes, et aga jah, kui see treener on kompetentne, ma endiselt rõhutan seda. Treener on oluline ka tegelikult kõige lihtsamate asjade juures. Et ka kõnniga võib haiget teha, jooksmisega iseendale. Ja aga treener on hea, siis ta valib ka mõnusa repertuaari, mida on mõnus tantsida ja samas see, kuidas ma ütlen, jaotub terve keha peale. Et tants ei ole ju ainult varba vahel. Et ta on, põlved peavad saama puusad koormuse, torso, ülakeha, käed, et ta olekski nagu võimalikult ühtlane. Mulle tuli kohe millegi pärast merenge, et seal on ju üks suur väänlemine käib nagu... Jah, just. Ladina-Ameerika... Aga ta selles mõttes, et ta ongi kuidas ma ütlen, merenge tegelikult on hästi mõnus asi. Nii? Kui seda mõnuga ja oskuslikult teha. Sa võid väänelda niisama, aga kui sa lõpuks hakkad, see on natuke nagu pilates, sa oma keha diagonaaljõududega töötad teineteisele vastu. Et sa selles mõttes, et tegelikult on selle taga kogu aeg sa ühte lihast surud kokku, teist pingutad kõrvalt, et ta käib kogu aeg. Ja see on treeningu juures just ka väga oluline, et sa just mõlemat pidi seda treenid, et mitte ei lase teda ühtepidi minna ja teistpidi. Aga kas see rahvatantsu rühmade juures teete ka, ütleme siis, flirdite nende teiste žanritega või nende teiste tantsudega või seal ei ole seda aega? Nii ja naa. Ma jään vastuse võlgu teiste juhendate koha pealt. Mina flirdin väga rohkelt. Just nimelt, kui sa tõid näiteks selle merenge. Ma just praegu suhteliselt hiljuti töötasin välja ühte niukest tantsusüüti, kus ongi täiesti, seal on võetud
Eesti tantsu, kuidas ma ütlen, paarilisega kokkulepitud struktuursed liikumised, mis tavajuhul tehakse jooksupolkaga meie mõistes. Aga mina olen selle pannud niisugusesse merenge võtmesse. See tähendab praegu, ma kirjeldan kuulajale, et sa lainetasid siia niimoodi. Jah, et kui muidu see on niuke jookse, hüppa, keerutan ka vahest sekka. Aga seal on see, mis see Trad Attacki? Kuukene, kullakene, tumba, niuke manalik, loitsulik ja mina panin sinna just niukse mõnusa niukse merenge puusa ja ülakeha niukse, kuidas ma ütlen, lainetuse juurde. Mulle väga meeldib see. Nii et ma ei tea, ma ei saa seda üleskutset vist teha, et liituge nüüd tantsurühmad. Tegelikult mehi on alati puudu. Nii et mehed, me oleme selles suhtes nagu eelisseisus, et meie järgi on nõudlus. Ehk siis tegelikult tasub, ma ei teagi, kuidas see info levitamine käib, et lihtsalt hõika sotsiaalmeedias või räägi oma kaasaga või lähedasega, et ma olen avatud ja siis ma arvan, et enne kui sa arugi saad, oled sa krabatud mõnda segatantsurühma, kus on just puudu üks tugev või niisugune sitke mees. Jah, kindlasti. Et siin koha peal on väga levinud vorm veel see, et ma olen kuulnud, tähendab, et mõned mehed räägivad sellist juttu, et miks nad rahvatantsus käivad, on see, et siis kui nad käivad 2 korda nädalas prouaga rahvatantsu tegemas, siis tohivad käia seal vahepeal veel sõpradega korvpalli ja peale seda õlut joomas. No, aga kui sul on 3 liikumist sõpradega niisugune hea osa, siis võib-olla selle niisuguse meeleoluka väikse õlle kannatab ka. Ja, just nimelt. Aga ütle, kuidas sa enda vaimu virgena hoiad? Et ega see elu on ju erinev, sul on ju väga stress, sul on väga palju neid trenne. Kuidas sa enda nagu vaimu klaariks saad? Või siis saagi? Ma enne mainisin seda naabrist parem. Ma olen viimasel ajal lugenud palju raamatuid, enda kohta palju. Ma kunagi lugesin väga palju, siis jõudis kätte see periood, kus olid kogu aeg tööl. Ja nüüd ma olen jälle võib-olla natukene rohkem hakanud raamatuid lugema ja millegi pärast on viimasel ajal kätte juhtun niisugused, kuidas ma ütlen, tumeda minevikuga või natukene läbipõlejat raamatud. Matthew Berry elulugu ja mis mul siin olid mingi Amy Winehouse'i elulugu ja neid lugedes mõtlen, et mis mõttes, mul on ikka ju mega hästi. Et ma ei taha öelda, et see naabrist parem tunne on natukene, aga ma arvan, vaimu puhul on nii palju asju, mis veel, nagu just nimelt värske õhk. Kui minu töö valdavalt on niuke, et pole tulemit. Et aplaus on, aga see aplaus on täpselt niuke nagu ta on, et ma võin ju alati arvata, et kõik aplodeerivad. Aga mulle väga meeldib puutöö. Enda kätega midagi meisterdada. Ja kui see tulem on valmis, siis ta ei pruugi kellelegi teisele meeldida. Aga mulle meeldib, ma olen selle kallale vaeva näinud, aega kulutanud ja midagi ikkagi. Kui sellest lauda ei saa, siis selle vastu saab toetada, ma ei tea, mingi asja. Sa võid alati öelda, et see on osa mingisugusest kunstist. Just nimelt. Installatsioon. Just nimelt. Aitäh, et sa oled jaganud oma mõtteid oma tegemistest, aga mul on siin saate lõpus selline kordav küsimus, et me tegelikult kogu see jutt on olnud keerelnud selle ühe asja ümber, aga ma küsin uuesti. Mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks, et niisugune proovi niimoodi üks mõte siia kokku saada? Või väike kontsentraat? Kuna ma ei ela linnas, ma elangi maal, siis mul on seda oluliselt lihtsam teha. Ma astun lihtsalt oma välisuksest õue ja kas ma riisun või ma jalutan seal samas metsa vahel. Et selles mõttes, et värske õhk on minu arust nagu kõige õigem võti. Pluss märgata nii loodust kui erinevaid inimesi enda ümber. Nendest saab meeletult energiat ja jõudu. Märt Agu, aitüma sulle. Teinekordki.
mehed hakkame elama, podcast teie kõrvus, mina olen saatejuht Kaider Kaar. Kohtumiseni, kuulmiseni!